Nüüd me liigume siit, peaks jõudma Õie tänavale, kus elas viimati Anti Kidron, psühholoogia professor. Tema etendas minu elus väga head, positiivset ja tähtsat osa. Me töötasime Kreutzwaldi raamatukogus. Tema õppis sel ajal Tartu Ülikoolis ja nägi, et mina soorin seal kartoteekides ja pärast tööd jään siis raamatukogus ja seal ise seal riiulite vahel liigun ja midagi otsin. Ma rääkisin talle, mind huvitab astroloogiline kirjandus, palju seda on. Ja ta aitas mul seda leida. Muidugi eestikeelset oli väga vähe. Ja olid kalendrid. Ja, aga üks kõige tähtsam raamat oli astroloogia käsiraamat, mis oli 31. aastal välja antud matemaatikadoktor Wittlichi poolt. Oota, kes oli matemaatikadoktor? Wittlich. Ja ta oli, ma ei tea, kas poolenisti või täiesti oli saksa rahvusest, nii et 39. aastal, kui sakslased kutsuti siit igalt poolt Saksamaale, siis tema läks ka, läks ära. Nii palju ma tean temast, et oli Hamburg. Ja mõtle, see Wittlichi raamat oli niivõrd tähtis, et ma õppisin selle järgi horoskoopi koostama. Juba 70. aastast algus. Mul ei olnud õigeid efemeriide. Efemeriidid lõppesid ära 50 aastaks. Mida ma proua Savendiga sain. Anti andis mulle Veera Karunas pärlingu. Pärast ta eestistas oma nime või Savendi aadressi. Ja Valgevase 7. Oi, ma tulen ka kõrvale. Meil on siin taga üks suurem auto. Mis sa oskad öelda? Häbematu. Segab rahulikke inimesi. Jah, võiks tööpäevadel käia ja siis koristada. Kõik hädad tänapäeval, mis tulevad, et kliimaprobleemid ja masinaid on liiga palju. Ja elus peab kõik olema proportsioonides. No kujuta ette, kui üks perekond, kus on 20 last, nad ei saa enam elada tavakorteris. Nad pole, ma ei tea, maja veel mitme korda või sest nad on proportsioonist väljas, see on erandlik. Oota, roheline, kas me läheme edasi? Maipõik on meil siin, Mai tänav ja siis on meil Roheline tänav. Aga ma korra küsiks, mis sa arvad, kas see on torniga maja või mitte? Jaa, ikka on. Ikka on, eks ju? Ikka on, jah. Oi, nii, nüüd me peame natukene siit. Isegi vaatame. Kas lähme siia poole? Oota, tule natuke siia poole, vaata, seal mingid autod tulevad. Kurramus jälle tulevad. Jah. Sa kujuta ette, kui ilusaks vaadata, kui oleks hobune troska ees. Jaa. Sõitnud siit möödas. 2 maailmasõja vaheline periood oli veel elu normaalne. Jaa, siis oli veel linnapildis hobuseid rääkimata siin Nõmmel. Aga vaata, ma korra katkestan sind, me oleme sattunud ühe väga modernse maja juurde. Jaa, see sobisi.
ei sobi? ei sobi see siia üldse. Vaat seal Meriväljal on rohkem selliseid ja Piiritas Nõmmel, et merevaatega kohtudes vist on parem sellise majaga. Nõmme on idülliline vaiksem vanaemade ja vanaisade linnaosa. 34. aastast kuni Nõukogude võimul oli ta omaette linn. Nii. Nõukogude ajast selle linna osa on. Siin elas väga palju sakslasi. Ja kuna nad läksid ära, siis muidugi pärast seda linnas Tallinna linna pommitati ja siis kuhugi oli vaja saada elama. Leiti siin tühje kortereid ja maju. Jah, sest ega Nõmme ei saanud ju mingit tabamusi, et ikkagi Tallinna kesklinn. Kesklinn põhiline, jah. Ja tegelikult väga valusasti ja väga rängalt. Eriti arvestades, et tegelikult ei olnud enam põhjust, et aeg oli juba ju sealmaal, et sõda oli juba lõppemas, et. Ja. Niivõrd-kuivõrd, aga noh, siiski. Nii oli ka Königsbergiga, kui ma käisin seal, et see on tõesti nüüd uuesti ehitatud uus linn, on muidugi väga viletsi võrreldes sellega, mis ta eelmine oli. Aga sealne Nõmme linna osa on alles. Seal on ka see Nõmme linna osa. Jaa. Nii, aga nüüd olen mina küll kohas, kus ma ei ole kunagi olnud ja siin on mingi kirik. Kas sa sellest tead ka midagi? Mis kirik? See on siin ees, meil on kirik. Siin, sinu ees. Vaata. Kas lähme vaatame, mis kirik see on? Protestantlik kirik. Ja see on Valdeku, kus ma tulin, kui oli 15 aastane, et ma olin seal Männiku poole peal. Väga huvitav. Ja ei olegi, nad ei ole kirjutanud ma. Jaa, aga no lähme siis meie mööda Valdekut edasi. Vaatame seda maja. Ja vaata, mul oli Königsbergis oli selline üllatus, et kui me sõitsime kesklinnast välja individuaalmajade rajooni, siis see oli nii saksapärane, et ta ei saanud kannatada. Ma ei näe silti. Ei ole siin. Ei ole? Aga maja on iseenesest väga ilus. Jah. No näed, Valdeku tänavas. Ja mina näen seal üleval ka torni moodi asja. Ja see on ka vanem maja. Aga mulle tundub, et ta ei ole ainult elumaja. Ei, ta ei ole tõesti. Asutus nagu see, aga see on koolimaja ju siin. Koolimaja. Näed, vaatame, siin on kirjad peal. See on Nõmme Vabaajakeskus. Ja nagu me näeme, on see ka avalik varjumiskoht. Vaata, siia mind sõber Ülo kutsus peotantsuringi. Aha, mis aasta see oli? See oli mõni aasta tagasi. Nüüd ma mõtlesin, et siis, kui sa noor olid ja kui sa siia kanti. Tema kuulub kogelejate klubisse, sest me tutvusime temaga palju aastaid tagasi
kui ma olin 20-aastane, oli kokutajate klubis. Ja selle juhiks ja seal raviti meid Adele Palmi õpetuse järgi. Adele Palm oli Mati Palmi kuulsa laulja tädi. Ja töötas välja siukse nagu tal oli viisi, kuidas aidata, jah? Näiteks kui sa loed luuletusi, sa ei kokuta. Aga me avastasime siin ühel sündmusel, ta käis ka mu loengutel, astroloogia loengutel ja siis ütles, et tule, et neil on siin toredad taabid ja ma isegi algul mõtlesin, et tulen, aga jäingi tulemata. Sest kui ma tipis õppisin, ma käisin peotantsuringis. Ma ülomahva, ta on must vanem tead, aga ta teeb suusavõistlust, ta käib peotantsu teeb. Ta on nii nooruslik, lapse ei imesta. Ta muidu porkaga ühe vanem. Tuleb teha seda, mis meeldib, eks ju? Et vanus ei ole kunagi määrav. Ja ta kutsus mind kogelejate klubisse. Aga naine hakkas taerma ja ütlesin, no ka siis sa pead hakkama seal kokutama jälle. No jah. Läksin tere. Sest põliselt ma mäletan kooli ajal, ma saad veel öeldud kapeteed. See on üsna tüüpiline. On küll, jah. Aga tänapäeval vaatan, on väga palju neid raviviise noortele, kellel on. Aga siis oli vähem. Ma tean, milles see tuli. Ma sain kõvasti kolki saavest. Kõvasti, ma olin ehmatatud. Sõitsin maale Vigala vald ja vanaemale põskutab, issand, laps ekitab. Aga mis põhjustel sa siis kolki said? Mis sa siis või põhjuseta? Ma ei tea, et ma sõid ju, eks ole, noomida, aga... See on karm, jah? Vanad õpetusviisid läbi sajandite. Sirje nii palju kolki ei saanud, kui mina sain. Võte mul. Ehkki nad riidasid näiteks rohkem. Aga vaata, kuule, meie taga on nüüd see sama kirik ja siin on jällegi üks väga huvitav maja. See on nagu vanaaegne ja kuidagi seotud nagu selle kirikuga, aga siin jäävad meie teadmised küll vist piiratuks, et millega täpselt tegu, et kellel vaatajatest teadmist on, et julgelt võib alla lisada, et mis kirikuga tegu on. Protestantliku kirikuga. Ta ei ole ju katoliiklik, ta ei ole üks, netel on väga spetsiifilised märgid. Näed, see peakski olema nüüd õige. Tuli siia poole. Nii palju, kui mina Andit mäletan, tema elas kogu aeg Nõmmel. Aga mitte selles majas, kuhu meie nüüd lähme. Ta vahetas kortereid siin tihti. Kujut, et see oli tal kaardis kõik näidatud. Ta oli kuuvähis. Need vähid armastavad oma maja. Elad omas majas. Ja vanavanemaid armastavad. Tal oli ema siin. Ta ise oli sündinud Kesk-Eestis. Näed, mul ei ole meeles enam, kus ta sündis, aga mitte ta ei olnud Tallinnas sündinud. Siin on Nõmme loodusmaja ja nagu me näeme, roheline. Siin on kanad. See on vahva.
ja kanad. loomi pidada on alati vahva. Ta tule hoia siiapoole, siin on päris tihe see liiklus. Kanad. Jah, see on õie tänav. Ja vaata endast paremale. Kas seal ka mitte torn ei ole? Ei, vabandust, vasakule. Mul on ammusest ajast see parem vasak jätkuvalt. Selles on. Jaa, vaat see on kavana. Vaat siin meeldiks ka elada. Siin on päikest palju, siin on ilus rõdu. Meil oli pere, sõbrad olid tädi Reet ja tema elukaaslane Savjalov. Ja nendel olid pojad Igor ja Oleg. Võib-olla sa oled isegi kuulnud. Jaa, sa ükskord rääkisid nendest, et oli selline aga nemad olid Rahumäel ja nendel olid torniga maja. Midagi sarnast, pruun. Ahah. Jah. Nii, siin on mingi tore park, kiige park. Ja nüüd näeme, meile tehti uks lahti. Ahah. Näeme siis siit sisse. See hakkab ära sõitmas. Nii. Huvitav. Anti maja paistab, see kollane. Maja paistab kodune. Ja auto on siin, see tema proua, kus ta on siin, autoga sõidab. Mis ta nii, ma ei teagi täpselt kaua ta siin elas, see oli viimane koht, kus ta Nõmmel elas. Midagi aken lahti või? Mida? Ei ole vist kedagi.